mõte oligi selles, et me oleme kõik kuidagi natukene sarnased ja tunneme teineteist ka väga hästi ja siis oligi niisugune mõte, et võiks proovida, et mis juhtub, kui me teeme koos näitust, et lihtsalt enda jaoks oli ka huvitav. Ja, see oli kuidagi sai algusega, ma mäletan seda, et kui tekkis algselt see idee, siis me mõtlesime, et prooviks läbi mängida, et tooks ühte ruumi kokku, et me olime kõik eraldiseisvalt üksteise töid stuudiotes näinud, aga me mõtlesime, et tooks nad ühte ruumi kokku ja me katsetasimegi minu kodustuudios, ma mäletan läbi niimoodi, et igaüks siis tõigi valiku oma töödest ja siis meil spontaanselt selle asemel, et lihtsalt nagu vaadata, et kuidas nad ruumis sobivad, siis me ehitasimegi kohe neist sellise kolli, et me saime aru, et me võikski nad täiesti nagu ruumiliselt kollaažideks kokku panna. Ma olen nii Krõõda kui Liisa loomingu fänn ja austaja ja Liisa töid ma mäletan esimest korda, kunagi oli niisugune koht nagu Polümer ja Liisal oli siis seal väike näitus ja siis ma vaatasin, et vau, et nii vaba käega joonistab, pisandab, et ma ei olnud näinud, et keegi niimoodi väga lahtiselt teeb ja siis Krõõda töödega samamoodi, et see huumor on minu arust väga lahe, et mis Krõõda töödes on. Ja me olemegi nagu üsna sellise sama ajastu sellised kunstnikud, et on kuidagi loomulik olnud see omavaheline läbisaamine. Me tegelikult teame päris kaua juba, ma just mõtlesin, et Helmit ma tean juba varsti 20 aastat. Et ja see sama teema ka, et me kõik austame teineteise töid ja kuidagi tegelikult on neid sarnasusi ikkagi meie loomingus palju, et tundub, ikkagi igalühel on oma käekiri, aga meil on see värv sama, eks ole, see roosa selline enamasti, siis on meil selline joone teema, ja figuratiivne või mingisugused loomad või kollid või mingid sellised tegelased, et palju selliseid seoseid tegelikult, mis kuidagi omavahel kokku lähevad. No ma arvan, et ongi pigem nagu selline ülevaade võib-olla meie loomingust, et mida me teeme ja siin on palju selliseid asju, mis ongi võib-olla nagu sellised stuudioleiud, et mis võib-olla kunagi kuskile näitusele ei lähegi üles, et on mingid katsetused ja proovid ja mõtted ja just, et nendest objektidest siis luua mingisuguseid omaette installatsioone. Ja võib-olla see ka, et ma mäletan, me arutasime, et kui on kunstnikel ikkagi selline et kui sa eksponeerid oma tööd, siis sa soovid sellele ka jätta sellise õhu või ruumi ja me mõtlesimegi, et kuidas seda sõbralikult nii-öelda siis tulla teise tööruumi, et natukene selline võib-olla selle ruumi jagamine või kuidagi dialoogis olemine rohkem, et mitte niivõrd distantsilt, vaid et kui ta ongi selline kihiline eklektiline kooslus. Ja võib-olla on ka nagu sellel vaatajal on ka huvitav nagu mõelda, et kes mida siis teinud on, sest et siin ei ole ju ühelgi asjal ei ole nagu nimetust, et see on minu töö või see on Helmi töö või Krõõda töö, et siin on igaüks saab siis ise nagu uurida ja mõelda ja võib-olla leida mingisuguseid, et mis kellegi tehtud on. Selline sõbralik koos eksisteerimine, et kuidagi et kutsuda teisi enda ruumi ja mängida koos teistega. Sest mulle tundub küll, et meil hästi mänguliselt see näitus sündis, et siin galeriis ka, et meil oli, ütleme, et meil oli ettekujutus paigas, aga meil ei olnud tegelikult need eelnevalt lavastatud, need objektid ja see väljapanek, et see sündis ikkagi siin koha peal. Ja sellest on ka tegelikult see nimi, see pehme kaos, eks ole, et ongi nagu pehme selles mõttes, et ta on nagu sõbralikult teineteisest üle mindud või et kuidagi selline lõbus, värviline selline kaos tekitatud.